Tere! Minu nimi on Simmo, olen Glasssense'i tegevjuht. Glasssense on selline äge Eesti ettevõte. Oleme tööstusettevõte, kes siis toodab klaastooteid üle maailma. Glasssense suures plaanis toodab siis oma tooteid 2 kliendigrupile. Üks on akende uksetootjad, et neile me teeme klaaspakette, ja fassaaditootjatele siis teeme fassaadipaneele või kui vaadata, Tallinna kõrghooneid, siis praktiliselt kõik on tegelikult Glasssense'i tehtud, et mitte ainult see akende osa, vaid siis kogu see fassaadi osa nii-öelda. Meil parajasti on käsil Berliini lennujaam, Pariisis teeme ühte kõrghoonet, päris palju projekte on Rootsis, umbes võib-olla isegi veerand meie töödest läheb Rootsi, ja hetkel mu kolleegid on kõige rohkem rõõmsad või äreval ühe toote pärast, mis on üks sild Londonisse. Käibe poolest ja oma mahu poolest oleme Põhjamaade kõige suurem ettevõte sarnasel alal, nii et käive umbes sel aastal 45 miljonit ja me oma tulemuse aasta lõpuks peaksime tegema sellise, et see on kerges plussis. Turg on olnud keeruline, ehitusturg on olnud selline ostjaturg. Glasssense on täna ettevõte, kus meil on 3 tehast. Ja 3 tehast on niimoodi, et Tartu, Mäo ja Kolu. Et tehased on kõik Tartu maantee ääres enam-vähem ühe joone peal, mis on logistiliselt väga mõnus. Järgmiseks suuremaks plaaniks on meil osta mõni sarnane ettevõte kuskil kas Leedus või Poolas või Taanis, et kasvada. Glasssense on päris suurtes muudatuste tuultes just parajasti. Meil on ettevõttes terve suur hulk väga häid oma ala spetsialiste, aga meil on vaja teadmist juurde kuskilt mujalt. Me otsime enda sekka inimesi, kes on sarnaste tööstusharude, tööstuste kogemusega ja pannes sinna kõrvale meie maja sees olevad spetsialistid, siis me leiame, et see muudatus tuleb kiiremini ja tuleb suurema mõjuga, kui ainult olemasoleva hulga inimestega hakkama saada. Ja esimene, keda me otsime, on müügi- ja turundusjuht. Teine inimene juhiks operatsioone, ehk siis suures plaanis kõike, mis on seotud tootmisega. Meil on täna 3 tehast, tulevikus saab veel rohkem olema ja kõik, mis siis on vajalik, et seal tehastes tootmine toimiks. Ja 3. vakants, mis meil on hiljuti tekkinud, on ostu- ja logistikajuht. Operatsioonide juhina allub sulle 3 tehast ja 3 tehases on olemas kõik funktsioonid, mida tehase toimimiseks on vaja, et seal olemas oleks. Meil on puudu selge tee tulevikku, et kuidas need sarnased tootmised, mida juhitakse erinevalt, kuidas neid ühtemoodi juhtida. Kindlasti sa ei ole ainult tehniline inimene, vaid sa oled inimene, kes oskab inimestega hästi läbi saada, oskab hästi suhelda ja läbi selle saavutada siis nii nende enda inimeste kasvu kui ka ettevõtte kasvu. Ostu- ja logistikajuhina on sul juhtida tiim, kes ühest küljest ostab. Me ostame klaasi, me ostame vaheliiste, me ostame kõike seda, mida tootmises on vaja. Ja teisest küljest on logistikute tiim, kes siis toovad selle kauba meile kohale ja samas viivad valmis toote siis kliendile kohale. Meil on vaja ühte inimest, kes seda koos hoiab, kes oleks hea läbirääkija, kes oskab läbi rääkida häid tingimusi ja kes suudab teha seda, et me vähendame oma raiskamist nii ostus kui ka logistika poolel. Me otsime enda juurde enda hulka inimesi, kes on optimistlikud, kes on tulevikku vaadates positiivsed, kes ei karda teha muudatusi, kes on julged, kes tulevad oma ideedega, et kuidas visiooni ellu viia. Meie omalt poolt saame pakkuda sulle keskkonna, mis on ühest küljest turvaline, et sa ei pea hakkama nullist mingit asja ehitama. Me anname sulle võimaluse ja vahendid seda muuta. Ja kui sa elus oled erinevaid asju teinud, siis võib-olla praegu on see hetk, kus sa võtad oma erinevad oskused kokku ja tuled
ja muudad ühe ettevõtte nagu veel paremaks. Ja meil on just vaja sinusugust ägedat inimest, kes meid ehitab siit silla sellise tänapäevase või isegi homsesse ettevõttesse.